Kõrgetasemeline naisajakirjanik Türgis Sedef Kadas arreteeriti laupäeva hommikul kell 2 öösel ja on vangistatud president Recep Tayyip Erdogani väidetava solvamise eest. 2014. aastal tõi president sisse uue seaduse, mis muutis tema kritiseerimise ebaseaduslikuks ja tõi kaasa maksimaalse 4 aasta karistuse. Sedef Kadast süüdistati Türgi vanasõna ettelugemises televisioonis. Ta ütles rahvustelevisioonis: on ütlus, kroonitud pea saab targemaks. Kuid me näeme, et see pole reaalsus. On ka ütlus, mis on täpselt vastupidine. Kui härg läheb lossi, ei saa härjast kuningas, vaid lossist saab laut. President Erdogan solvus selle peale väga ja saatis kell 2 öösel politsei Kadasi arreteerima ja seejärel vangi panema. Kadas istub nüüd Türgi vanglas ja ootab kohut. Alates Erdogani presidendiks saamisest 2014. aastal on uuritud 160 169 solvangut, kohtusse anti 35 307 juhtumit ja selles süüdistuses mõisteti süüdi 12 881 isikut. Kas meie julgeme edasi Eesti valitsust kritiseerida?